Remondifirma.ee tüübid on tõelised abimehed ja kodustiili vaatajatele juba vanad tuttavad. Oleme käinud nendega koos tapeeti panemas. Oleme suvila juures nokitsenud ja jälginud ka seda, kuidas mehed panid üht pisikest köögimööblit kokku. Ehk siis, kui me seni oleme jälginud nende võib-olla nii-öelda väiksemaid töid, siis nüüd võtame ette mahuka projekti. Tere, Kaspar! Ossa Mait! Ikka suurelt ette võtnud, jah? Tere, tere! Kuule hea, siin on nüüd natuke näpust läinud, et inimene soovis osaliselt korteri renoveerida, et osad toad on juba tehtud, aga mingi järk oli siis jäänud päris algne, et siit on sellest kaunist köögimööblist näha. See on köök siis, jah? Jaa, me oleme praegu köögis, et tahad süüa. Mida pahtlit? Ei saa, pahtlit saab praegu süüa ja tolmu. Et siin me oleme nüüd, täna on meil kolmapäev. Eelmise nädala esmaspäeval me alustasime, me oleme siin siis suurusjärk 8 päeva tööd teinud ja selleks hetkeks on siis algsest elamiskõlblikust pinnast on saanud siis selline ehitustanner. Aga mis on, et enne oli elamiskõlblik köök, aga mis siis nagu oli vanamaaline või kuidagi, et inimene tahtis nagu kõik välja ja kõik uus? Jaa, kuna kõik oli ikkagi algne üsna nagu iganend. Jah, just. Et siis oli soov teha kaasaegseks, renoveerida kogu siis kuni siis põrandateni välja, et siin käis ikkagi kuni täiesti betoonini maha ja uued laagid, vill, ost peale, läheb põrandakate ja laed ilusti uueks siledaks, seinad on juba vahdeldatud suures jaos ja hakkab juba vaikselt nagu viimistlusjärk kätte jõudma. Aga samamoodi elektrijuhtmest ikka nagu vaatasin mingid... Jaa, et siit võib näidata, et kui loogika ütleb, et juhtmed võiks joosta nagu sirgeid liine pidi, siis siit selgus, et on pösad diagonaalis ühendatud. Et kui nüüd seina sisse uusi sooni freesisime, siis leidsime veel juhtmeid seina seest, millest ei olnud ka elanikul või omanikul endal aimugi. Et saigi siis võetud vastu koos otsus, et teeme ka siis selle renoveeritud osale täielikult uue elektri. Sa ütled köögiks, aga siin ju selle kandi piirud esik ja siis ka veel vannituba WC vist on ju? Jah, et vets vannituba ja siis esik ka. Et eluruumid on juba peremees ise aegapindi ja mööda vaikselt ära kõpitsenud. Ja ütles, et need osad on sellised, et sellest jõud ise üle ei käi, kuna on ikkagi väga spetsiifilisemad töövõtted juba. Pole lihtsalt seinad, seinte värvimine. Et siis sai ka palgatud siis meid. 8 päeva tehtud, kõvasti mütatud, pikad päevad, kaua läheb veel? Jaanideks on pere kodus tagasi. Sa ütlesid, et üllatusena tulid see välja, et juhtmed jooksid diagonaalis ja mõned olid see seina sees, millest ei teadnud ka peremees. On veel mingeid asju välja tulnud? Jaa, et selgus, et ventilatsioon on vaja tekitada pesuruumidesse, ilma selleta ikkagi niisked ruumid ei ela kaua. Ja hakkasime siis vaatama, et vent saht on, aga nagu paned tikku põlema, vaatad, tuult ei tule, tunned ka, et õhu liikumist 0. Paneme käe sisse, hakkad võtma niisugused lapse pea suuruseid segutükke välja. Ja muudkui võtad ja otsa ei lõpe ja tuleb. Et kunagi on vahetatud püstakut, et tõenäoliselt on siis kinnimüürimine väga lohakalt tehtud ja segu on kukkunud lihtsalt sahti sisse ja alumised korrused on siis jäänud umbseks. Et saime selle lahti ja nüüd saame ka siis selle toa hingama. Aga me viskame pilgu peale korraga sinna vannitoa ja vetsu poolele. Okei, esikus on päris palju pooleli, aga vannitooba näeb eriti selline trööstitu praegu välja. Jaa, et taas jälle see Kreisi raadio tsitaat, et siin on hetkel tööd pooleli. Et toimub jah siis seinte tasandamine. Seinale panime see metallistu, mille pealt on siis laia labidaga hea krohvi tõmmata. Silume seinad ära, kipsiteed ei läinud, kuna kips oleks kasvatanud seda soolus seinast eemale, et niigi korteris ikka need ruumid on suhteliselt ahtad, et siis pigem minna nagu seda teed, et hoida nii-öelda ruum maksimaalselt laiana. Siia tuleb siis kraanikauss ja tuleb dušinurk ja siis kõik seinad põrandad lähevad plaadi alla. Aga see plaadid on siis peremees ise välja valinud? Jaa, ikka. Et meie ütleme nii, et sõltub nüüd, kuidas pakkumist soovitakse. Et tavaliselt me arvestame mingi väga harju keskmise plaadiga, et 20 € ruut, et selle eest leiab juba väga kihvti plaati. Et kui nüüd inimesel on midagi ise välja valitud, saadab meile lingi, ütleb, näed, ma tahaks neid plaate, siis on meil juba näha, arvestame siis pakkumises ka juba selle seinaruudu, et ongi siis nagu pakkumises näha koos tööga juba ka see materjal ja ka lõpuni siis kuni viimistluseni. Töö on suur ja mahukas, kindlasti on see ka inimesele kulukas ju. Jah, et aega läheb siia päris kõvasti, mehi on ka rohkem kui üks korraga peal. Aga antud juhul oli nii, et inimene siis pöördus meie peale sooviga korteri need osad renoveerida. Tulime kohale, hinnastasime, hinnapakkumine sai tehtud väga põhjalik, ka siis kuni plaatideni välja. Ehk siis inimesel oli selge eelistus olemas, arvestasime sellega, siis korrutasime ruuduhinnaga läbi ja pakkumine läks siis inimesel panka.
pank päris kiiresti vastas, ehk siis hinnapakkumisest tööde alguseni läks kuu aega täpselt. Ja tööde hind, lõpphind tuleb gramm alla 15 000 euro koos käibemaksuga. Ja selle eest saab inimene siis otsast lõpuni kõik, enne kui ta jaanipäeval siia tuleb, on põmm kõik valmis. Ja tema tuleb, kolib sisse, köögimööbel on veel lisaks, et seda meie ise ei valmista, aitame paigaldusega. No, tegemist on teil kõvasti, aga ikkagi head mehed jõuavad kõikjale. Ühendust võtta koduleht. Ja, nagu ikka, et veebist päringuvorm, samamoodi võib helistada kohe telefoni peale 45 12 10. Ja nii ongi, et kui on kergemad soovid, siis üldiselt telefoni teel saab asjad väga lihtsalt kokku leppida. Kui on juba niisugused mahukamad tööd, siis kindlasti juba lihtsalt meili teel suhelda, saab ka oma eelistusi edastada ja on ka siis kuskil jälg maas, et millest täpselt räägitud on, et see maht ei ole nagu nii väga väike, et kõike nagu meeles ei saagi hoida, et pea ei ole prügikast. Kõik ja pea ei ole prügikast, samamoodi aeg on raha ja raha on vähe, sellepärast jätame remondifirma tüübid siia nokitsema, aga me tuleme paari nädala pärast siia tagasi uuesti külla ja siis vaatame, kas olete hakkama saanud ja milline see korter siis välja näeb. Teeme nii!